kui me vaatame noort, kes ei leia tööd endale, siis see on tavaliselt kombinatsioon 3 asjast. Haridus, kogemus ja ootused. Võimalik tööandjate konsultantidega, siis töötukassa nõustajatega läbi rääkida, et mis see töö on, mida alaealine võib teha, kust need piirid jooksevad. Kui ma nüüd olen noor, ma tulen konsultandi juurde töötukassasse. Mis on konsultandi esimene soovitus mulle? Suuremat panust vajavadki need noored, kes ei ole saanud kooli sisse, kes vajavad õpingute valikute tegemisel sellist suunamist ja tegelikult siinkohal on hästi hea öelda, et kui tööle, siis rõõmuga. Töö on hea, nii hea. Tere tulemast kuulama järgmist cv.ee tööelublogi episoodi. Tänaseks episoodiks oleme külla kutsunud töötukassa esindaja ja juhatuse liikme Jaana Kloomani. Tere Jaana! Tervist! Ja rääkima hakkame me noortest, noorte töötusest ja üldse sellest, et miks on noortel oma esimest tööd niivõrd raske leida. Piilume sisse siis natuke töötukassa kogemusse ja vaatame, et näiteks kuidas töötukassa siis noortele saab abiks olla ja eelkõige siis näiteks töötukassa konsultandid tervikuna. Nii Jaana, kõigepealt alustame äkki üldse statistikast. Mis meil täna tööturul toimub? Miks on niimoodi, et inimesed ütlevad, et tööd on raske leida ja tööd on vähe, aga samas me näeme, et töötuse see protsent ja number ei ole nagu ju meeletult kõrge. Majandustsükkel on selline, kus tööd pakkumisi on tõesti vähem, aga samas nagu tööd ju jätkub. Mis toimub? Jah, et ega sellele sellist head ühest vastust ei ole, et iga indiviidi lõikes on tegelikult see töö otsimine täiesti erinev, et laias laastus tööturumaastikul praegu on pigem sellised trendi mõttes laugelt positiivsed ajad, sest töötus on tõesti üle väga pika aja langenud alla 40 000 inimese, töötuna registreeritud inimese siis üle Eesti. Töötuse määr on selline üsna heal tasemel kõikides piirkondades, loomulikult üle Eesti on mõned keerulisemad tööturupiirkonnad, mõned soodsamad, näiteks Ida-Virumaa ja Tallinna vahe esile tuues. Aga laias laastus pigem on sellised head ajad tööturul, mitte väga kriitilised. Ja mis puudutab nüüd seda, et inimesed ise ütlevad, et on siiski keeruline, siis tegelikult tööandjate ootused tööjõule on ikkagi võrdlemisi kõrged, soovitakse head spetsialisti, heade oskustega spetsialisti ja alati ei ole lihtne siis ka tööle kandideerida. Ja erinevates vanusegruppides või tööturu riskirühmades on see töö saamine siis mõnevõrra erinevatel põhjustel keeruline, et näiteks vanemaajalistel üha rohkem tekib mured sellise digimaailmaga kohanemisel, sellepärast et tööprotsessid on paljuski teissugused ja muutunud, mis siis, et töö ise neil on ajaloos tuttav olnud ja kogemus on olemas. Nii et erinevatel sihtrühmadel on mõnevõrra erinev, aga noortest siis rääkides. Jah. Aga ma tahaks korra kaevata ikkagi selle tööturu terviku teema juurde, et mis numbreid me siis nagu jälgima peame või mida me nagu usaldame peame, et majanduskasv nagu näitab, et on nagu positiivne selles osas, et ta ei ole enam negatiivne või siis nullilähedane. Nüüd töötuse määr ei ole ka ju siis väga kõrge, samal ajal meil vabade töökohtade arv oli eelmise aasta viimases kvartalis rekordiliselt madal, et nagu milliseid numbreid me täna üldse tööturul usaldada saame, et öelda, et nüüd nagu tööturul on hea või halb seis, et nagu väga raske on aru saada, osad ajakirjad ja ajalehed ütlevad, et on kõige keerulisem aeg, kus üldse olla saab, on teised jälle, nagu ka sina ütled, et pigem on nagu positiivne ja täitsa neutraalne või hea aeg on ja, et mida siis jälgida üldse, kui ma olen noor inimene näiteks, et mida uskuda, mida usaldada? Jah, et see noore inimese vaade on natukene teissugune ja seda me täna käsitlemegi natukene põhjalikumalt, aga tõesti, et ega sellistes üldistes tööturutrendides ei saa teha põhjapanevaid järeldusi, mis kehtiksid kõigi kohta. Et selles mõttes ei ole siin sellist head valemit, et vaatame seda numbrit, see ütleb, et on väga hästi või et keegi mingi number näitab, et on kindlasti halvasti, et seda tulebki vaadata sihtrühma lõikes, piirkonna lõikes, valdkonna põhiselt, et iga tööturu nurga alt vaadates on tegelikult olukord mõnevõrra erinev. Et võib-olla selles mõttes ongi keeruline
tahta nii-öelda sellist ühest valemit, et väga sageli erinevad artiklid, arutelud keskenduvadki sellisele müstilisele tööturu olukorrale, et tööturu olukord on kas hea või halb, et tööturu olukord on alati mingisuguses sektoris parem, teises kehvem, mingi sihtgrupi jaoks kehvem, teise jaoks parem, et seda tuleb vaadata segmendi kaupa, et siis on ta adekvaatne, et jah, ma niimoodi ütleksin selle kohta ja noh, mis puudutab numbreid, siis numbritest täpselt samamoodi, et see töötuse määr ei ole kõige olulisem näitaja, kuigi ta peegeldab tööturu seisu niimoodi terviklikult, et tõesti majanduse suhtes ja inimeste tööle saamise kontekstis ka, et kas töötuid on rohkem või vähem, aga lõppkokkuvõttes ta ei ole selline põhja panev järeldus, et kui sa nüüd mingit väga täpset valemit minult tahad, siis seda sa ei saa. No eks ma siis pean usaldama seda, mida Töötukassa läbi meedia meile kommunikeerib ja seda vaatama. Aga läheks siis sinna noorte teemasse sisse. Defineeriks kõigepealt noored ära, kes on Töötukassa hinnangul noor inimene ja tööturul? Ja, et võt see noore defineerimine ongi, eks ole, kõige keerulisem, et ühelt poolt Statistikaamet vaatab noori tööturu kontekstis või tööturu suhtes alates 15. eluaastast. Eesti Töötukassa käsitleb noori omakorda nii-öelda kahes kategoorias, et alaealisi noori me vaatame alates 13. eluaastast, kohe räägin ka, et miks see nii on, et juba nii varakult. Ja teisalt siis töötu noor on täna veel pisut aega alates 16 on töötuna, võib registreerida nool või õigemini on registreeritud töötuna. Aga üldjuhul 18 kuni 24 on siis töötuna registreeritud noorte siis tööturu riskirühm, mida me käsitleme, aga alaealine noor on siis tõesti 13 kuni 17. Ja miks 13 juba, see tuleneb paljuski ka sellest, et me pakume Töötukassa poolt siis noortele erinevaid teenuseid, meetmeid ja näiteks koolinoortele karjääriteenuste pakkumine koolides on juba 13 vanuses noored on sellesse kaasatud, nii et eeskätt siis sealt tuleb see vanusepiir. Ja töötuna registreerida ennast saab täna 18-aastane noor ja jah, me käsitleme teatud juhtudel noort kuni 29 aastani, et siis selline mööndustega noorus on peaaegu 30-ni välja, aga iseenesest klassikaliselt 18 kuni 24 on töötu noor. Aga mis neid noori iseloomustab, kes siis nagu tulevad Töötukassa poole või kui te ise näete noori, et mis iseloomustab ühte noort, kes siis leiab endale iseseisvalt töö ja kes ei leia endale iseseisvalt tööd, sest et mina mäletan, et mina alustasin enda karjääri tegelikult juba 13-aastaselt, kus ma olen erinevaid töökohti proovinud, päriselt raha teeninud ja mitte lihtsalt niimoodi, et lapsevanemad annavad mulle raha, vaid päriselt nagu nii-öelda tunnihindega või tükitööga tööd teinud. Miks on noortel raske tööd leida või mis neid iseloomustab praegu? Oled sa nõus, et räägimegi kõigepealt hoopiski alaealistest noortest, kes siis ei tule mitte töötuna registreerima ennast, vaid ka nemad tahavad täna suvisel perioodil tööd teha, täpselt nagu sa ise ütlesid enda kogemusest, ka mina samas vanuses tegin oma esimesi töid erinevatel ametikohtadel, et noor tahab saada suvel taskuraha, just nimelt see noor ja tahab ka saada kogemust, pisukestki kogemust. Nii et võib-olla siin on pigem see selline esimene tööturu mõistes see selline lahendamist vajav probleemkoht, et kuidas anda sellele alaealisele noorele tema esimene töökogemus ja samal ajal kasvatada tegelikult ju võimalikku potentsiaalset tuleviku töötajat ja järelkasvu ettevõtetesse. Et siin on selline vastutus ja ka selline sotsiaalne vastutus ettevõtetel päris suur ja siin mul ongi hästi hea meel öelda, et Töötukassa on praegu sellises
eeskuju näitavas rollis ja ettevõtteid üles kutsuvas rollis, et aga teeme ära, no mis meid takistab andmast igal ettevõttel 1-2 alaealisele noorele sellel suvel see päris esimene õige töökogemus, kus ta saab sellise väärtusliku kandideerimiskogemuse ühelt poolt, teiselt poolt ka sellise päris töö tegemise kogemuse, kus ei ole töö mängimise ülesanded, vaid päriselt sellest saab ettevõtte mingit väiksemat kasu ka. Et Töötukassa värbab selleks suveks endale abispetsialisti ametikohale toredad noored inimesed kuni 50 siis alaealist üle Eesti erinevatesse meie büroodesse, osakondadesse. Ja see vajas korralikku läbimõtlemist, et ega see ei olegi nii lihtne, et aga mis siis on, et võtame tööle ja küll midagi ikka on teha, et ma ei tea, midagi siin pühib lauda ja toob vett ja, aga see ei ole see kogemus, mida see noor oma esimese kogemusena tahab, ta tahab ennast samamoodi tunda väärtustatuna, öelda sõbrale, et ma tegin seal seda tähtsat asja. Nii et see oli hea väljakutse ja mõtlemine meile endile ka, et missugune see töö olema peaks, mida me saame pakkuda. Ja kui me selle läbi mõtlesime, siis oli väga hea tunne. Ja tegelikult me hea meelega kutsumegi üles kõiki ettevõtteid, et praegu meil on nagu mitut sorti tegemist nende alaealiste töötamise toetamisega, et ühelt poolt me proovime maksimaalselt Töötukassa töövahendusportaali tuua neid tööpakkumise, kus on märge, et sobib ka alaealisele inimesele töötamiseks ja teiselt poolt siis anname ise eeskuju, võttes enda juurde tööle inimesi, noori inimesi, nii et siin on palju ära teha, aga iseenesest on see tehtav. Aga kus sa näed, see kõige suurem komistuskivi on, sest mul nagu tundub, et esiteks ise juba mainisid seda, et tööandja peab selle väga hästi läbi mõtlema ja siis on see kasuteguri küsimus, eks ole, et kui ma nüüd nagu selle hästi läbi mõtlen ja teen need protsessid selle noore jaoks ümber natukene, et eraettevõtte nagu eesmärk on teenida kasumit ja need on niigi hõredad praeguses majandustsüklis on ja et kas sa näed, et see jääb ainult sinna selle nagu kasumi taha, et motivatsiooni ja seda hindu on nagu tööandjatel ja ettevõtjatel pakkuda seda, aga lihtsalt nagu ei saa või ei taheta pakkuda sellepärast, et nagu see lisab mingit halduskoormust. Mis see nagu, kus see nagu teravik kasub, miks nagu me ikkagi näeme, et noortel on raske tööd leida, sest meie enda kommentaariumis näeme ka, et väga paljud sellised alaealised noored, nad otsivad, tahavad, aga nad lihtsalt ei saa. Tead, mulle tööandja poolt vaadatuna tundub, et see eeskätt vajabki ikkagi korraks sellele küsimusele keskendumist, et kas ma nüüd võtaksin. Ja see ei ole, see küsimus ei teki lihtsalt iseenesest, et võib-olla ongi hea, kui sellele küsimusele pööratakse tähelepanu, öeldakse, et aga mõtle korra, sest kui sa elad oma ettevõtte juhtimise rütmis igapäevaselt, siis sa ei mõtle selle peale, et suvel mul lähevad põhitöötajad puhkusele, midagi saaks teha, oota, kelle ma võtaks ühe tubli noore endale tööle. Et selle peale lihtsalt ei keskenduta, see on üks mõttekoht, ma arvan. Ja teiselt poolt mina arvan, et see kasumi teema ei ole siin peamine, et ma ei võta selle pärast, et äkki ma siis ettevõtjana ei saavuta kasumit, vaid pigem on küsimus ikkagi selles, et kas suudetakse piisavalt nagu eristada neid selliseid tööülesandeid, mida noor võib ja saab teha. Ja võib-olla see tundub lihtsalt mõttena keeruline, aga teiselt poolt on siin võimalik tööandjate konsultantidega siis Töötukassa nõustajatega läbi rääkida, et mis see töö on, mida alaealine võib teha, kust need piirid jooksevad ja kuidas Töötukassa omakorda saab tööandjat toetada selles protsessis. Nii et tegelikult siin peamiselt on ikkagi tahtmise küsimus. Pealegi tööandjad väga sageli ütlevad, et mul ei ole järelkasvu, et mul on väga keeruline leida neid õigeid inimesi, kellest nüüd kasvatada seda tugevat vundamenti siis oma ettevõtte tulevikule. Aga need noored ongi ju need,
et ükskõik, kas ta on siis juba tõesti alaealisest alates sulle selleks kasvulavaks või sinade alla kasvulavaks või siis natukene hiljem noor, kes on, ma ei tea, lõpetamas põhikooli, keskkooli, mis iganes hetkes, et see ongi see koht, kus järelkasv tuleb, et ega järelkasvu tuleb ise kasvatada. Et ma saan selles suhtes aru, ma saan aru ja ma olen täiega nõus, et järelkasvu tuleb kasvatada. Nüüd, kes siis natuke hätta jääb ise, et ta ei tea neid seadusandluspoolt ja seda kõike, ma saan aru, et Töötukassal on siis tööandjate konsultandid, kes võivad nagu või täiesti tasuta nagu nõustavad siis tööandjaid, eks. Kuidas protsess nagu välja näeb, et üks tööandja näiteks täna kuulab seda podcasti või ma ei tea, kuskilt internetiavarustest leiab selle, mis ta tegema peab, et siis seda nagu protsessi algatada? Väga paljudel meie ettevõtetel, kellel on rohkem kui 10 töötajat ettevõttes, on tegelikult või õigemini kõigil neil on e-Töötukassasse sisse logides kohe näha, kes on nende tööandjate konsultant, et see on selline esimene samm, aga kui peaks ettevõtte väiksem olema ja neid töötajaid nii palju ei ole, siis e-Töötukassast ta seda konkreetset nime ei leia, aga Eesti Töötukassa kodulehel on meie tööandjate konsultandid hästi selgelt eristatud piirkondade kaupa nimeliselt, saab ühendust võtta. Ja tööandjate konsultandid on Töötukassas sellised, mitte et teised ei oleks, kõik ametikohad on väga kihvtid, aga tööandjate konsultandid on kuidagi sellised ekstra tegelased oma suhtlusstiililt ja võimekuselt siis tööandjaid nõustada ja lahendusi leida, nii et julgelt tasub kirjutada, et nad annavad ka seda teadmist, et kuidas taotleda näiteks alaealise töötamise toetust, et väga paljud ettevõtted isegi ei tea, et selle alaealise tööle võtmisega on igavene jahmerdamine ja mida ma nüüd tegema pean ja mida ta ikka tohib teha ja lihtsam on sellest mõttest loobuda, aga teiselt poolt tahaks ikkagi järelkasvu, tahaks ka panustada sellesse väga ägedasse üleskutsesse, et anname noortele tööd, et tõesti saab taotleda ka alaealise töötamise toetust, nii et selles mõttes neid võimalusi tuge ja nõu saada on tasuta küll ja veel. Okei, aga tulles tagasi noorte juurde, kas noored saavad ka piisavalt tuge näiteks haridussüsteemilt, kui me räägime sellest vanusest alaealisest töötajast, et kas sina või sinu hinnangul haridussüsteem toetab praegu seda, et nad oleksid valmis tööturule tulema? Jah, et haridussüsteemile ma niimoodi mingit isiklikku hinnangut otseselt ei annaks, sest haridusmaastikul on ka päris palju toimumas ja muutumises, et erinevad sellised reformid, mis siis noorte õppimist reguleerivad, korrastavad, muudavad ja lõppkokkuvõttes igasugune õppimine on ettevalmistus tööturule sisenemiseks ühel hetkel. Aga et jah, et noored on praegu sellises või alati on olnud, et tööturule sisenedes on neid noori, kellel on see erialane ettevalmistus olemas, nendel on tööturule sisenemine ilmselgelt lihtsam, isegi siis, kui neil on töökogemust vähe. Ja siis on need noored, kes hakkavad tööd otsima kas põhikooli järgselt, keskkooli järgselt, ka nende kõrvalt. Ja me oleme tähele pannud, et see erialane haridus on ikkagi tööturul üks selline A ja O võtmetegur, et pole vahet, kas eriala on omandatud põhikooliga koos ja põhikooli kõrval või keskkooli järgselt või on ta haridus, mis on omandatud kõrgharidusõppes. Aga igasugune erialane haridus on selline tugev trump tööturul, et see on selge ja seda kõikide vanuserühmade üleselt, et see ei puuduta isegi mitte noort niivõrd, vaid teisi vanuserühmi samamoodi, et kui erialast haridust ei ole, on kohe keerulisem tööle saada. Nii et noorte puhul, ja mis ma tahtsin siia juurde veel öelda, et kui nüüd noor töötuna arvele tuleb ühel hetkel, vahet ei ole, mis vanusest on, siis üks selliseid olulisi mõttekohti, mida me temaga kindlasti läbi räägime, meie nõustajad ongi see, et valmisolek õppida, et kas veel on, mis seisus sa oled, mida sa teha tahaksid, sest väga paljud noored on valmis kohe sukelduma tööellu
mis tahes vanuses, mis tahes haridustasemega. Nad on valmis töötama, aga nad ei adu võib-olla kohe seda, mis neil selle juures puudu jääb. Et mida peaks, kuhu poole liikuma peaks. Ja nüüd mul tekkis mõtteid nii palju, et aita mul nüüd süstematiseerida natuke, kuhu me liigume. Aga minu küsimus siia oleks see nagu, et kas noor peaks nagu kohe tahtma ennast töötukassa sarvele võtta või ta tegelikult võiks nagu iseseisvust juurutada ja proovida siis kõiki neid teenuseid tarbida, mida töötukassa või riik või kool või ühiskond tervikuna pakub enne kui et öelda, et nüüd mina ei saa hakkama enam. Et mis sa sellest arvad? Tegelikult noore puhul on oluline, et ta teaks juba üsna varasest vanusest, et töötukassa on olemas tema jaoks ja selle heaks me teemegi kõik juba läbi selle koolis läbiviidavad karjääri nõustamise, töötubade, individuaalse nõustamise, et noor teaks, et ta oleks saanud piisavalt seda taustateadmist, mismoodi tööturg toimib, kuidas sinna siseneda, mis noorel on kindlasti vaja selleks, et tööd otsima hakata ja kui see taustateadmine on olemas, siis tegelikult ta teab ka seda, et ta ei pea tingimata olema töötuna registreeritud selleks, et saada töötukassa tuge, vaid tal on võimalus pöörduda karjäärinõustamise teenusele ka täitsa omast initsiatiivist lähtuvalt, et väga sageli on selleks suunajaks ja toetajaks kas lapsevanem või õpetaja, kes ütleb, et ole hea, kuule, mine räägi oma need õpinguvalikud näiteks töötukassa karjäärinõustajaga läbi. Sest see, et me koolides meie karjäärinõustajad olemas on ja pakuvad karjäärinõustamist, siis iga koolinoor ei oska seal kohe märgata, et ta võiks nüüd minna ja öelda, et kuidas ma selle individuaalse aja saaksin ja seda ei pruugi kohe osata talle keegi ka soovitada, aga siis on hea, kui on keegi, kes hiljem seda talle ütleb. Ja. Nii et meil noored jõuavad karjääri nõustamisele väga erinevaid teid pidi ja kõikides meie maakondades on ju karjäärinõustajad olemas töötukassa esindustes ja lisaks siis Tallinnas ja Tartus on ka selline suurem karjäärikeskus, kus on natukene rohkemat ka uurida ja teha kui vaid nõustamine või töötuba. Aga nüüd, et sa küsisid, et kas ta peaks ennem tarbima mingisuguseid teenused, kui et ta tuleb töötuna arvele, et kõike saab ka paralleelselt teha, et töötuna arvele tulek ikkagi on nagu mõistlik sellisel ajahetkel ja ka juriidiliselt üldse võimalik sellisel ajahetkel, kui sa ei õpi. Ja sa oledki nüüd valmis tööotsinguteks või on see selline moment, et sa tegelikult ei teagi, mis nüüd tegema peaks, et näiteks ei saanud kooli sisse, üks kool on läbi ja see ainuke mõte, mis nüüd keegi sugulane, tuttav, perekond on sulle öelnud, et aga nüüd mine töötuna arvele, et äkki sa saad siis sealt tuge ja see on tegelikult väga õige mõte, et ei tasu kuidagi jääda kadunuks, et kooli sisse ei saanud, midagi teha ei oska ja nüüd ma siis ootan või vaatan oma mõttega ja peaga. Oma mõttega peaga väga õige, vaata ka, aga töötukassasse tasub igal ajahetkel ikkagi pöörduda. Et tõesti, kui see kool on läbi saanud ja järgmine samm ei ole õnnestunud, siis on väga mõistlik samm tulla meie juurde. Ma arvan, et see tervikuna vist on hästi oluline see tugi noortele, et meie nagu kui vanemate, ma ei tea, sugulaste, sõprade, tuttavate kohustus on ju aidata inimesi ja eriti noori ja suunata neid õiges suunas tegema otsuseid, et noor ise võib-olla ta ei oska teha kohe neid õigeid otsuseid, et kui see tugivõrgustik ta ümber puudub, siis töötukassa ongi see nii-öelda tugivõrgustik, kes tal on puudu, kes siis saab aidata, et võib-olla siin kohal ongi ja julgustada eriti neid noori, kellel ei ole tugivõrgustikku, vanemaid, kes oskaks suunata, õpetajad, kes suunaksid. Et ma olen nõus sellega, et võib-olla, et kui sa ikkagi tunned, et sul see asi on puudu, siis ei tasuks karta, tasuks pigem minna, et ega see tükki küljest ära ei võtta ja arvestades seda, et see on tasuta, siis miks peaks üldse keegi ütlema, et okei, ma ei lähe siis sinna. Et see on hea mõte siia. Aga kui vaadata neid noori, mis neid noori iseloomustab, kes tulevad töötukassasse, mida nad tahavad, mis nad näevad, et on populaarne või mida nad ise tahaksid õppida, koolitada ennast kuskil või mis sektoritesse liikuda ja mis on nagu reaalne tööturu vajadus, kas seal on ka mingid käärid, et noorte ootused, et nad vaatavad, ma ei tea, Instagramist või TikTokist, et oi,
IT-s teenib palju raha, et me tahame kõik nüüd IT-sse minna, kuigi tegelikult vajadus tööturul on hoopis mujal või mis teie kogemus näitab? Jah, et töötuna registreerivad noored on oma profiililt ikkagi võrdlemisi erinevad, et võib-olla need kõige sellised keerulisemas positsioonis töötuna registreeritud noortest ongi need, kellel pole veel töökogemust kuigivõrd ja neil puudub ka erialane haridus. Et kui me ise neid kliente siis püüame enda jaoks nagu, kuidas ma ütlen, mitte kategoriseerida, aga nagu mõtestada läbi selle, et missugust tuge nad täpsemalt vajavad, siis sellist kõige vähem ja üksnes suunavat tuge vajavad need noored, kellel see erialane haridus on olemas ja pisut töökogemust on ka. Väga sageli on nad juba 25+ vanuses või siis ka nooremad juhul, kui see erialane haridus on olemas. Nemad tõesti vajavad sellist suunavat, toetavat tuge ja mitte väga suurt meie panust, aga siis suuremat panust vajavadki need noored, kes on teelahkmel, kes ei ole saanud kooli sisse, kes vajavad õpingute valikute tegemisel sellist suunamist ja tegelikult siinkohal on hästi hea öelda, et Eesti Töötukassas on noortenõustajad nüüd veel mitte kõikides maakondades, aga peagi aasta lõpuks kõikides maakondades ka ja see noortenõustaja tööroll ongi siis suunatud spetsialiseeruma sellele noore vajadusele, toevajadusele, et missugust tuge ta täpselt vajab. Ja üldjuhul noor vajab meilt sellist innustavat, julgustavat, motiveerivat tuge, et see kõlab väga tavaliselt, et kas siis mitte kõik töötud ei vaja motiveerimist, innustamist, julgustamist, aga noore puhul on see vajadus selles mõttes sügavam, et ta loomulikult ei tule meile ja ei ütle, et ma vajan innustamist, julgustamist ja sügavamat nõustamist, aga see on see, mis viib teda tööandjale lähemale. Me läbi noorte nõustajate soovime noortele anda selle kogemuse, et me oleme tema partnerid, me oleme temaga koos, me teeme temaga koos asju, sa ei pea ise oskama, et sa ei pea tulema nõustajaga kohtumisele ja minema siit ära ülesannetega, et vot nüüd ma hakkan kandideerima, nüüd ma pean ise CV-ga hakkama saama, vaid noorte nõustaja roll on temaga koos veenduda, et päriselt need oskused on olemas või need oskused saaksid olema. Nii et see noorte nõustaja roll saab olema Töötukassas edaspidi võrdlemisi oluline noorte jaoks ja noorte nõustajaga selline tööportfell, mitte ainult, et ei koosne siis noortest klientidest, vaid on ka väiksem, mis tähendab seda, et ta saab oma klientidega rohkem ette võtta ja minna koos tööandja juurde, ma ei tea, kohtuda koos karjäärinõustajaga, teha mitmeid asju koos, et see märksõna koos on siin hästi, hästi oluline. No meie CV.ee uuringud näitavad seda, et kui me vaatame noort, kes ei leia tööd endale, siis see on tavaliselt kombinatsioon 3 asjast. Haridus, kogemus ja ootused. Ehk siis meie näeme, et kui sul puudub mingisugune haridus või mingisugune, ma ei tea, kas või koolitus mingist valdkonnast, sul on väga raske leida tööd, sest et kuhu sa siis liigud, et noh, sa ei saa öelda, et sa teed kõike, siis kindlasti on see kogemus, et kui sa ei ole varakult alustanud praktiseerimist, siis sul ei ole midagi ette näidata ja tööandjad alati eelistavad kogemust. Ja siis on ootused, palgaootused näiteks, töötingimuste ootused graafikule, et noor tahab suvel sõpradega aega veeta, aga tööandja tahab, et ta suvel tööd teeks, eks ole, hooaeg on võib-olla kõige kiirem just suvel. Rääkimata sellest, et tõesti, kui me vaatame, palju noored palka tahavad teenida, siis pahatihti need inimesed, kes on juba tööturul olnud, nad on nagu oma palgaootustega palju realistlikumad, et see ei ole lihtsalt sõnakõlks, et noored tahavad 2,5 kuni 3,000 kätte teenida, nad päriselt tahavadki väga tihti, sest neil on see eeltöö ja kogemus puudu selles osas. Kas te näete sama asja, et need 3 asja saavad pahatihti saatuslikuks noortele?
no need on, ma ei tea, kas nad saatuslikuks saavad, nendega annab kõigiga tegeleda, nii ootuste, kogemuse kui siis oskustega, olgu ta siis haridus või mingi natuke kitsamalt vaadatuna oskuste pagas. Et jah, esmapilgul, kui ootused on ebarealistlikud, midagi pakkuda oskuste näol ei ole, aga kogemust ei ole, siis on selge, et see lähtepositsioon ei ole kerge. Aga teiselt poolt kõikide nende teemadega saab tegeleda, et võtame näiteks kogemuse, et me alaealistest rääkisime ehk et eeldusel, et me nüüd oleme kõik võtnud alaealisi pisut tööle ja nad on saanud selle väikesegi kogemuse, siis on juba kogemust midagigi sellel noorel, kes nüüd siis töötuna registreerib ennast ja tööd otsima hakkab. Kusjuures kogemuse juures on väga, väga oluline see, mida me ka siis noortega läbi rääkides püüame neile sellist tuge pakkuda, et mis see kogemus üldse tähendab, mis on see, mida CV-sse saab kogemusena kirja panna, et see ei pea olema mitte tingimata see ametlik töökogemus kuskil mingis ettevõttes mingit konkreetset asja tehes, vaid see kogemuse mõtestamine on täiesti eraldi oskus, mida ei osatagi võib-olla presenteerida väga täpselt. Nii et see on üks selline osa sellest, siis mis puudutab oskusi, mida ma tööandjale pakun, ehk et minu kas haridust või mingit koolitust, mida ma läbinud olen, siis siia ma tahaksin ühe mõtte tuua, et ma enne ütlesin ka, et on keeruline, kui pole kooli sisse saanud noor ja ta ei tea, mis need edasised valikud on, siis ega siin maailm ära ei lõppe. Tegelikult erialase hariduse kõrval on veel ka koolitused. Ja YouTube ja sotsmeedia, sest et me kuuleme üha rohkem seda näiteks, et ma ei tea, juukse lõikamist, inimene vaatab lihtsalt 10 000 tundi juukse lõikusvideosid või hekipügamis või mingi silikoni panemise videosid ja ta tegelikult ongi, tal on vaja lihtsalt seda natuke praktiseerida, ta nagu teoreetiliselt teab juba kõike. Kusjuures sa ütlesid, et tunnid on ju, et mitu tundi midagi, et tegelikult see ongi koolituste puhul ju üks selline mõõde, et mitu tundi sa midagi oled õppinud, siis vastavalt sellele, kas sul on või ei ole oskused, muidugi mitte ainult tunnid ei anna oskusi, et praktiseerimine ka, aga tõesti selliseid erialaseid oskusi andvaid koolitusi on päris palju ja võib-olla ka see ei ole noortele väga laialt teada tõenäoliselt, et Töötukassa kaudu on võimalik ju ka koolitustel osaleda ja saada erialaseid oskusi kuni nii kaugele välja, et taotleda kutset mõnel erialal, mõnel praktilisel olulisel erialal. Neid on väga mitmeid selliseid erialasid, kus ei ole vaja keskharidusbaasi alla, vaid piisab ka põhiharidusest ja läbides koolituse, taotledes kutse, oled sa tegelikult tööturul juba paremas positsioonis kui lihtsalt otsides tööd põhihariduse pinnalt, keskhariduse baasilt, et see on ka midagi, mille peale tasub mõelda nendel noortel, kes ei ole nüüd kooli saanud, kuhu nad on soovinud saada ja järgmine aasta tundub liiga kaugel või juba on lausa mitu kogemust mitmest aastast, et ma pole järjest mitu aastat saanud erialaõppesse, kuhu ma olen soovinud, et siis tasub läheneda hoopiski niimoodi, et läbi koolituse need oskused saada. Ma korra küsin, ma saan aru, et okei, et inimene on valinud, ehk siis noor on valinud endale mingi väga konkreetse spetsiifilise eriala. Ta ei saa sinna 2 aastat sisse, 3 aastat sisse. Kas ta võiks nagu ümber vaadata selle, et kes ta inimesena on, mida ta teha tahab, et kui ta nüüd nagu keskendub ainult sellele, et üritab kooli sisse saada ja ta ei saa, et siis tal ongi ju 2 varianti. Kas ta vahetab seda soovi, ehk siis mis eriala ta õppima tahab minna või ta valib mingi väga praktilise viisi, kuidas seda eriala siis endale selgeks teha. Just. Et kumba sa soovitaksid noorele? No keegi ei keela järjepanu ikkagi proovida ka sellel soovitud unelmate erialal, aga see ei tähenda seda, et kõrval ei peaks plaan B-d olema. Ehk et mina soovitaksin alati mitut plaani nii-öelda korraga toita. Et kui üks õnnestu, proovi teise plaaniga ja liigu tagasi, sest vahel on nii, et see
teisel rajal käimine, plaan B-ga millegi tegemine võib sind võimestada ja tõsta ka sellel esimese plaani suunal. Nii et selles mõttes mitut pidi on võimalik. Aga kuidas noor selle nagu saaks endale selgeks teha, kas ikkagi ainult konsultandi abiga või Töötukassal on veel mingisuguseid abivahendeid, kuidas teha seda nagu, et noor saab enda karjäärivalikuid teha. Kas teil on mingit infot näiteks selle kohta, et millised võiks olla potentsiaalsed tulevikuametid, kus hästi teenib või kus on need kõige suuremad lüngad näiteks tööturu vajaduse ja siis nii-öelda inimeste vahel, kes siis... Jah, et OSKA raportid on siis sellised vinged tööriistad, mis ütlevad, et mis on head tulevikuametid, kuhu on tööjõudu tulevikus vaja, mis need erialad on ja mis siis on need sellised hääbuvad suunad, aga ega nendes ei ole liiga lihtne, eriti noorel ise enda tarkusest nagu orienteeruda, et meil on minu karjäärleht Töötukassal, kus on hästi palju sellist enda enesearengut toetavat materjali, aga jälle sa pead olema siis pisut selline suurema motivatsiooniga kolada, uurida ja muidugi noored sageli ka on, nagu sa mainisidki YouTube, et ükskõik kuhu nad vaatavad või lähevad, nad ju huvist lähevad, ja siis nad ka leiavad ja teevad, et seda materjali ja infot on, aga miks mitte koos nõustajaga seda avastada, et kas karjäärinõustajaga, noortenõustajaga, et see on lihtsalt see partnerlus, kus keegi aitab sul läbi mõelda, võib-olla ka mõned testid teha ja neid tõlgendada sulle, et nendeni ei pea tingimata ise jõudma ja see partnerlus on midagi, mida noor ise ei oska kohe tahta, aga see on ta jaoks olemas. Kui ma nüüd olen noor, ma tulen konsultandi juurde Töötukassasse, mis on konsultandi esimene soovitus mulle, kuidas ikkagi see esimene töö leida, näiteks see sama suvetööde või selline üleskutse, mis te täna teete, et tööandjad pakuksid alaealistele noortele töödeks. Kuidas või mida siis alaealine noor tegema peab, lihtsalt tulema töökuulutusi vaatama või kas ta peaks mingit ettevalmistust tegema või kuidas ta nagu teistest siis eristuda võiks või parem olla, et saada endale see töö, mitte et kõige teine saaks selle? Kõige olulisem esimene samm on ikkagi tänase CV, et me võiksime selle CV saada selliseks esitlusvalmiks ja täna noored kasutavad selleks väga nupukalt ja nutikalt AI võimalusi ja see ei ole kuidagi paha mõte, et ükskõik milliseid vahendeid kasutades sa enda esitlemiseks selle hea vormi valmis saad, on see hea, lihtsalt küsimus on selles, mis sa sinna kirja paned. Et kas see, mida sa kirja paned, on päris või see on fabritseeritud, et siin võib-olla on vahe ja aga meie nõustaja, ükskõik milline neist, kas karjäärinõustaja, noortenõustaja, ütleks kindlasti, et vaatame kõigepealt üle, mis see sinu kogemuste pagas on, mõtestame koos, kuidas seda CV-s vormistada, sest sageli see kogemus võib olla selline, mida noor ei saagi aru, et see kogemus võiks sinna minna. Ja selle CV kokkupanek on ikkagi esimene samm, sest see tänases töömaailmas on see esimene sinu visiitkaart, mida tööandja näeb, kui sa kandideerid, et jah, on ka erinevaid muid viise teha endast videoesitlus, ka see on täiesti okei, aga väga palju on ka täna sellist klassikalist töömaailma, kus tööandja veel ei ole nii selline uuenduslik, et oodata midagi muud peale CV. Ma tegelikult tahtsingi seda küsida kohe, et kui sa hakkasid CV-st rääkima, et oletame, ma olen nagu põhikooli õpilane, kes tahab endale suveks tööd. Ma näen, et tööandjad ju otsivad, et alaealistele sobivad töökohad, näen seda märgist, mõtlen, et okei, ma kandideerin, aga mul ei ole mingit kogemust. Kas sellises kohas üldse, ma ei tea, CV kui selline on mõttekas, et tegelikult ju mingisugune lihtsalt motivatsioonikiri või lihtsalt mingisuguse motivatsiooni tõestamine või kas või, ma ei tea, koha peale minek ja päriselt nagu face to face inimlikult seda kontakti luua, et siis nagu tekitada seda emotsiooni selles tööandjas, et mis siin nagu kõige parem praktika on? Ma tean, ma ise näiteks suure tõenäosusega arvan, et kõige parem oleks ikkagi ukselt uksele käia, et kui ma Austraalias ka käisin, siis ukselt uksele toimis päris hästi või selline nagu, et sa võtadki otse ühendust ilma CV-t üritad nagu siis jalga ukse vahele saada, aga mis Eestis toimib? Mis Töötukassa näeb, et noorte puhul praegu läheb kõige paremini peale?
Ja, et siin oli nüüd mitu väga huvitavat küsimust, aga ma küsin sult korra vastu, et aseta ennast korraks tööandja rolli, näiteks mingi selline tore kohvik ja siis päevast päeva tuleb ukselt uksele hulk noori, kes küsivad, et kas mina saaksin siia täna tööle tulla, et ma olen selline ja selline. Mis sa arvad? Kui hea praktika see on? Oleneb, kui palju neid tuleb. Just, ja tegelikult meie kogemuses see ukselt uksele käimine võibki ühel hetkel saada tööandjale väga nagu mahukaks kandideerimisversiooniks. Eriti väikeses kohas. Eriti väikeses kohas, et tööandja poolt vaadatuna on ikkagi oluline, et oleks midagi, mille põhjal see esimene selline valik teha, et kutsuda vestlusele, see silmast silma kohtumine on oluline loomulikult. Aga sõltubki või ka suures kohas, näiteks Tallinnas, kui sul on see hulk väga suur, kes tööd soovib. Nii et selles mõttes pigem peaks olema ikkagi midagi, aga nüüd kui sa küsid, et kas see peaks olema CV, et kui sa oledki noor inimene, kellel CV-sse sisuliselt mingit kogemust panna ei ole, et mida ma siis täpsemalt presenteerin, et loomulikult see võib olla ka selline lühike enesetutvustus, me oleme kõik näinud sotsiaalmeedias selliseid toredaid ennast tutvustavaid tööotsingu kuulutusi, on ju, et mina olen selline, andke mulle võimalus koeraga jalutada, last hoida, muru niita, et need on väga nutikalt üles ehitatud enesepresentatsioonid ju tegelikult, nii et see võib täiesti vabalt ka see olla, aga see peab jõudma tööandjani kuidagi. Ma eeldan, et tegelikult see sõnum, mis sa tahad edasi anda, ma ise natuke tahtsin seda vestlust suunata samas suunas, et see eeltöö on oluline, eks ole, et noor peab esiteks läbi mõtlema, mida ta tahaks teha üldse, et ta suudaks seda tööd teha ja siis ta võiks nagu vaatama hakata, et kuhu ja siis valmistab ennast ette, mis iganes kujul, kas see on CV, motivatsioonikiri, video, mingisugune äge postitus, ei ole vahet, aga ta ei saa lihtsalt minna tööpakkumised Tallinnas ja Harjumaal gruppi ja panna, et olen noor, soovin tööd, siin on minu telefoninumber, et niimoodi noor tööd ei leia. See on natuke vähe. Eks ole. Aga käiks korra noortele hästi praktiliselt üle, et mis need sammud on, see CV, eks ole, see, et sa mõtled välja, mis tööd sa tahad teha, kas meil on veel midagi, mida noortele soovitada? Sa mõtled sammuna, mida nüüd teha, et tööle saada? Esimene töökogemus või selline esimesed paar töökogemust saada võimalikult kiiresti, et nagu tööturu parimaid praktikaid järgides. No jah, et me rääkisime CV-st ja enda sellisest tutvustusest, aga kõigepealt ka tööandjate suhtes selline eeltöö, et pisut ikkagi vaadata, millega tegelevad need ettevõtted, et sa enne mainisid ka, et noored tahavad IT-sse, et või on mingi hästi konkreetne plaan või ambitsioon või suund millegi suhtes, et siis tasub selles samas suunas ka ennast harida, vaadata, mida need ettevõtted teevad, missuguseid töörolle pakuvad ja siis juba täpsemalt küsida sellest ettevõttest, sest jah, töökuulutust ei pruugi olla, aga ka selline noore initsiatiiv kandideerimisel ka väljaspool konkurssi olukorda on tegelikult ju iseenesest teretulnud ja tööandja kindlasti on sõbralik tegelikult nende noorte osas, kes on initsiatiivikad. Nii et selles mõttes neid eelsamme saab mitut pidi teha, aga see kõige olulisem on see mina plaani läbimõtlemine, et mida ma teha tahan, mida ma oskan, aga ikkagi seda oskust ka kirja panna selliselt, et see tuleks välja, mida sa teinud oled. Et kui mu ikkagi matat ei meeldi teha, siis kuskile finantsasutusse esimesse töökohta kandideerida on natukene võib-olla too much, jah. Ei, seda ma ka ei ütle, sellepärast, et finantsasutuses on ju erinevaid muid ametikohti alati ka, et kui sama selle mata ei meeldi, aga ma ei tea, meeldivad suured palganumbrid ja ambitsioon on sinnapoole liikuda, siis alati saab ju läheneda ka natukene teise nurga alt sellele valdkonnale, et ma mäletan kunagi küll mitte noore kliendi näidet, aga inimesel oli väga suur soov töötada meditsiinivaldkonnas. Aga õpingute mõistes oli juba rong üsna läinud, et õeks või arstiks õppida, aga nii väga suur soov oli meditsiinivaldkonnas töötada ja ta lõpuks oli assistendina tööl, aga tal oli vorm
riietus, arstid ümber, õed ümber, nii et selles mõttes läheneda saab ikkagi erinevalt. See on umbes sama mindset, et kuskil, ma mäleta, kus ma võin praegu puusse panna, et kus seda ütles, aga vist, et kuskil NASAs töötas koristaja, kes ütles, et aitab inimestel kuule minna. No täpselt. Et umbes samasugune mindset võib-olla on ja. Okei, aga kindlasti noorte puhul ma kujutan ette, et ka võiks Tööinspektsiooni või üldse tööseadust ja töövärk ja selle nagu seadusandluse poole pealt vaadata, et muidu on see, et nagu kandideerin baaridesse, aga tegelikult lõpuks ei teagi, et alaealist ei või näiteks alkoholi serveerida, eks ole, et sellised asjad ka kindlasti või näiteks töölepingutega kõik, et keegi kuskilt nahka üle kõrvade ei tõmbaks, eks ole, mustalt, sest et mis iganes tööõnnetused juhtuvad, sa pead ennast kaitsma, eks ole, et see vist on ka, ma arvan, päris valiidne soovitus. See on väga hea soovitus ja Töötukassa teeb ka Tööinspektsiooniga koostööd ja tegelikult selle kohta on erinevaid selliseid klippe, materjale, aga jälle, et see on selline hea kaevamine, aga tasub otsida enda jaoks seda teavet ka, sest tõesti ambitsioon võib olla üks teha mingit tööd, aga tegelikult võib-olla ei ole see noore jaoks täna lubatud, kas seadusest tulenevalt või üldjuhul ikkagi pigem niimoodi võetuna, et see eeltöö on jah ka väga oluline. Ja siin jälle on Töötukassa selle nõu andmise poole pealt igati asjakohane partner sellele noorele, et ka Tööinspektsioon ise tegelikult hea meelega nõustab inimesi, kes nende poole pöörduvad ja küsivad selliseid küsimusi, nii et see on lihtsa vaevaga saadav info. Kuidas üks noor enda vaimset tervist kaitsta saab selles osas, et et sa ju kandideerid ja siis sa ei saa vastuseid või sa saad ainult teisid ja siis sa nagu ju tahad nii väga tööd teha, et seda esimest töökohta saada ja sa tahad ju ka suve nautida ja võib-olla vanemad ei anna nii palju taskuraha, kui sa sooviksid, et seda suve niimoodi nautida, nagu sina tahaksid. Kuidas noored saavad sellist nagu positiivset mindseti juurutada? Jah, sa tõid iseenesest siia juurde vaimse tervise nagu vaatenurga, et ega vaimne tervis on natukene, eks ole, sügavam ja laiem teema kui tagasilöök kandideerimisest. Et siin võib-olla need kaks teemat on, ma hoiaksin selles mõttes lahus, et loomulikult ka tagasilöök mõjutab vaimset tervist, aga küsimus ongi pigem selles, et kuidas mu tervislik seisund üldse noorena täna on, kui ma olen tööotsingutel või mis tahes olukorras, et kõikidest töötuna registreeritust noortest selline, kui ma ei eksi, 10% või natuke peale on siis terviseteemadega ühte või teistpidi tegelemas. On nad siis vähenenud töövõimega või muud moodi, et vähenenud töövõime on, eks ole, konkreetne selline juba nagu hinnatud olukord, aga ka selliseid terviseteemasid on, mis ei ole täna veel jõudnud kuhugi mingi konkreetse hinnanguni. Et mis puudutab vaimset tervist, siis see on alati prioriteet number 1, millega tegeleda ja siin saab noor meie juures ka piisavalt seda tuge ja teadmist, et kuhu pöörduda, mida teha, mis need esimesed sammud on ja siis leida see tasakaal, et kuidas tööotsingutega tegeleda, aga kui nüüd sellest teisest teemast rääkida, et kuidas toime tulla selle negatiivse tagasisidega või üldse saamata tagasisidet, et ma kandideerin, ma saadan oma CV-sid või motivatsioonikirju 10 kaupa ja ei mingit tagasisidet. Et sellega tuleb tegeleda, sest me ei saa muuta päeva pealt töömaailma selliselt, et kõik tööandjad annaksid tagasisidet, me ei saa seda kohustada. Tööandjale on samamoodi sageli väga keeruline seda tagasisidet anda, kui konkursil kandideerib tohutult palju inimesi. Nii et see on nagu mõlemalt poolt vaadatuna selline omajagu keerukas moment, aga noorele mina soovitaksin küsida seda tagasisidet. Kui sa oled näinud vaeva, sa oled oma CV kokku pannud, motivatsioonikirja kokku pannud, siis küsi tööandjalt, et selleks, et ma saaksin paremini aru, miks ma teile ei sobinud, oleks minu jaoks väga oluline, et te ütleksite, et mis jäi puudu, kuidas minu CV
teile näis, noh, mis iganes need küsimused siis on, et seda ma kindlasti soovitan, aga kui ta saab selle tagasiside ja see on tema jaoks tagasilöök negatiivne, siis tasub see läbi arutada nõustajaga, lapsevanemaga, õpetajaga, kes iganes su partner parasjagu on. Aruta läbi, mis selle taga on, sest tagasiside ei ole meelega pahatahtlik kellegi poolt, vaid see ütleb sageli seda, miks me täna sind ei valinud, aga see ei tähenda seda, et sa ei sobi kuhugi. Nii et siin on selline mõtlemise koht, mis ei tule kohe esimese hooga lihtsalt võib-olla ainult iseendaga välja. Okei, mul on selline natukene muna ja kana küsimus sulle siia, et kumb on olulisem, kas praktiline kogemus või haridus? Selles võtmes näiteks, et kui noor tunneb täna, et ta ei leia tööd ja ta ei saa tööd, aga ta elab veel vanematega koos ja tegelikult tal on võimalus nagu oma elukulud siis ära katta, söök on laual, ta ei pea muretsema selle eest, et kas kõht on täis või mitte ja katus pea kohal. Kas Töötukassa hinnangul oleks parem õppida midagi või hakata praktiseerima midagi? Jah, mõlemal on omad plussid, et nii nagu ma alguses ütlesin, siis tööturule sisenemiseks, seal püsimiseks pikas perspektiivis oleks ikkagi vaja mingit erialast haridust. Ehk siis õppimine on ikkagi õppimine selles mõttes on ikkagi olulisem. Vähegi, kes on nii kaua kui saad, siis tegelikult tuleks õppida ja hästi nagu teadlikult õppida ja kui ise ei tea, mida õppida, siis pöörduda kellegi poole, kes iganes sugi on. Sest kui me praegu räägiksime järgmisest vanusegrupist või veel vanemast vanusegrupist, siis järjest rohkem hakkab välja joonistuma seal see erialase hariduseta inimene. Nii et kui noor täna jätab õppimata ja sukeldub töömaailma, siis ta esialgu õnnestub selles paremini kui vanema eagrupi samades olukordades inimesed ilma hariduseta. Aga see ei püsi läbi elu sama hästi, see toimetulek, et ainult nagu kogemust saades ilma erialast haridust omandamata on pigem keerulisem tööturul pikemas perspektiivis. Nii et ikkagi see vundament peab olema tugev, et kui sa selle hea tugeva vundamendi laod, siis hiljem on alati lihtsam kas või ümber hüpet või karjääripööret teha, eks ole. Et selles suhtes jah. Kui vaadata nüüd tööturgu ja tööturu vajadust tervikuna, kui oletame, me peame midagi õppima või tegelikult ma ei tea, kui keegi ütleb, et ei tasu õppida, et need nii-öelda, kes siis ütlevad, et aga AI võtab töö ära või et aga kõik internetis on olemas, et miks ma pean üldse midagi õppima, et nende argumendid on ilmselt nõrgad suure tõenäosusega, aga kui nüüd õppima minna, Oskar raportid näitavad, et kõrgharidus potentsiaalselt keskmiselt vist toob rohkem sulle ja suurema palga tulevikus. Kas uue tööturu ja järgmise kümnendi või mitmekümnendi tööturu valguses on see enam nii, sest me näeme ju väga palju kõrgharitud noori, kes enam ei leia tööd või neil on raske tööd leida, konkurents on tihedam, aga samas tööturg karjub lihtsalt, et andke meile näiteks inimesi, kes siis tulevad kutsekast ja oskavad teha päriselt kätega tööd või sellist nagu oskustööd. Ise küsid, ise vastad, et tegelikult ütlesid sa õige suuna kätte, et see kutsehariduse väärtustamine on kindlasti meie järgmise kümnendi suund, kuhu poole liikuda, sest tegelikult kui vaadata nii-öelda töömaailmale tervikuna otsa, siis meil on väga palju ametikohti, kus ei ole vaja kõrgharidust, aga on vaja väga head spetsialisti tasandit, tippspetsialisti oskusi, mida pakub kutsekool eelharidusena. Nii et, või eeldusena. Et selles mõttes protsentuaalselt ju ka, ma ei praegu ei tugine ühelegi uuringule lihtsalt puhtalt kõhutunde pealt, et ma kujutan ette, et 20% on laias laastus, 20-30% selliseid valdkondi, erialasid, spetsialiste, kus oleks vaja kõrgharidusega ettevalmistust ja ülejäänud tegelikult on vaja sellist väga, väga tugevat oskus tööjõudu erinevatel erialadel, nii et see on see, millele täna
Eestis kindlasti nii hariduspoliitika kujundamise vaates kui siis ka töötukassa mõistes rohkem rõhku panna, et see kutseharidus oleks väärtustatud ja väärtustatud selliselt, et õppija ise seda väärtustaks, mitte nii, et riik väärtustab ja ütleb, et kutseharidus on hea ja oluline, vaid et ka see õppija saaks aru, et ma tulen sellest koolist välja oskustega, millega ma saan tippspetsialistiks, et see on mindseti küsimus, see on täiesti nagu terve ühiskonna mõtteviisi muutmine, et kõrgharidus ei ole maailma kõige olulisem hariduse liik. Ilmselt siin on UK-lt ja Saksamaalt päris palju õppida Eestile, et kuidas üks kutseharidussüsteem üles ehitada, aga oskaksid sa välja tuua mulle 5 eriala või mingid sellised nagu tööandja profiilid, kes tulevad töötukassa poole, ütlevad, et andke mulle lihtsalt praktiliste kogemustega inimene ja see on hea palk, ma vajan seda töötajat. Jah, no need on, siin kindlasti tööandjate konsultandid oskaksid sulle kõvasti vingemaid vastuseid anda, aga töötlev tööstus ja väga mitmed muud sellised valdkonnad, kus on toodetega praktiline toimetamine hästi laias laastus, et tegelikult neid valdkondi on palju, kus tööandja vajab sellist oskust tööjõudu, pealegi ei pruugigi olla kohe neid võtta, et tegelikult oleme me valmis töötukassana ka tööandja vajadustele lähtuvalt inimesi koolitama sellesse suunda, mida tal parasjagu vaja on, sest alati ei ole nii, et töötuna registreeritud inimeste seas on kõik maailma oskused igal juhul olemas ja võtta, et vahel ongi vaja hoopiski koolitada, nii et selles mõttes selline praktiline oskuste tasand tööandja vajaduste vaates on kindlasti ka fookuses. Kui rääkida töötukassa konsultantidest või nõustajatest, kus sa ise näed, et nad kõige suurema siis sellise kogemuste pagasiga selles osas on, et mida nad kõige rohkem noorele annavad? Kas see on lihtsalt see nagu tugiisiku roll või ta on midagi enamat kui selline tugiisik? See enamat saabki olema selle noorte nõustaja profiilil, mida me täna oleme kujundamas, mis ei ole veel lõpuni valmis rolliks kujunenud töötukassas, aga mida me oleme kujundamas, et tõesti see selline, sa ütlesid tugiisik, jah, võib-olla selline toetav partner, kaasteeline on see märksõna, et mitte nii-öelda selline partner, kes ainult annab infot ja ütleb, kuidas saaks ja peaks, vaid et see koos tegemine, see, millest ma enne rääkisin, et seal see väärtus ikkagi seisnebki noore jaoks ja väga sageli tegelikult ka mitte noore töötu jaoks, kes ei oska kas ennast presenteerida või tunneb ennast erinevatel põhjustel abituna, no näiteks digioskused, kui ei ole piisavad, siis sa oled tänases tööotsingu maailmas võrdlemisi abitusseisus. Nii et see selline koos toimetamine ja praktilise toe pakkumine, see on kindlasti see väärtus, et ainuüksi vestlus ei pruugi viia meid tööle lähemale. Kindlasti see eeltöö, see haridus, ma ise tegelikult võib-olla isegi see üleskutse noortel, et kui ongi raske tööd leida, et võib-olla keskenduda enesearengule eelkõige, et nii kaua kui vähegi võimalik. Et see võib-olla minu poolt üleskutse siin, ma võin ka nõunik olla või nõustaja praegu selles rollis kindlasti. Aga töötukassast veel rääkides lõpetuseks, et töötukassa ja noored, et noored tihti kardavad töötukassat, et see töötukassa võrdub nende jaoks kui nagu mingisugune läbikukkumine, et nad peavad töötukassa poole pöörduma, et see oleks, kui teie nimi oleks töökassa, siis oleks palju nagu hoopis teine teema nagu tervisekassa nii-öelda on ja. Et mis sa ise näed, et kuidas me saaks julgustada noori või siis nagu nende vanemaid, sest et ma arvan, et see sama mõtteviis on ju vanematel, et mis asja töötukassa, see on ju ainult nendele, kes hakkama ei saa või mis iganes, et seda mindseti vähem oleks. Sest et tegelikult töötukassa, mis ta on lihtsalt tugistruktuur ja tugivõrgustik ju inimestele, kes tööturul tahavad tegutseda olla või tööturule naasta või mis iganes tööturuga seoses teha, eks.
mis teie ise majas sees näete, et kuidas seda läbi suruda? Ma isiklikult arvan, et pole vahet, mis meie nimi on. Et kas me oleme Töökassa, Töötukassa, et nimi ise ei võta maha selle töötustaatusega kaasnevat valehäbi, juhul kui see inimestel on. Aga tõesti võib-olla see on selline oluline jälle nagu mõtestamise koht, et tegelikult töötus on ju paus 2 töökoha vahel. Et seda saabki ära kasutada enesearenguks, uute suundade peale mõtlemiseks, ma ei tea, kuidagi enda heaks see paus tööle panna, aga see jälle vajab mõtlemist, et Töötukassa on enda poolt andnud parima juba, ma julgen öelda, viimase 10 kindlasti, et see suhtumine Töötukassasse ja töötustaatusesse või seisundisse oleks pigem positiivne ja selline võimaldav, mitte äravõttev või kuidagi silti külge panev. Et ma usun, et siin me oleme tegelikult ühiskonnana päris palju muutunud. Aga nüüd eraldi küsimus on just noores perspektiivist see, et kas ma julgen sinna Töötukassasse minna, et lõppkokkuvõttes on kõikide mu tuttavate kogemuste kogum, see minu teadmine, et kas ma julgen minna või ma ei julge Töötukassasse minna. Et igal ühel meist on mingeid kogemusi hambaarstidega ja Töötukassaga ja kellega veel ja see kogemus määratleb minu selle tunde, siis ma julgustaksin ikkagi meie poole pöörduma nii noorel kui kellel tahes, kellel meie tuge võib vaja olla ja vaata, mis kogemuse sa ise saad. Ja kui kohale ei julge tulla, siis kas või Varvas ette kasta ja vaadata, mis materjal Töötukassa toodab koos teiste riiklike organisatsioonidega näiteks või ka tööportaalidega koostöös, et see tegelikult kõik, mis nagu me toodame, ongi see, mis nagu see päriselt lõpuks inimeste ees ootab, kui ta siis Töötukassasse tuleb, eks. Et erinevad inimesed õpivad ja soovivadki infot saada ka erinevat pidi, eks. No minu poolt kõikidele lapsevanematele, tööandjatele ja ka noortele endile, et ärge kartke Töötukassat selles konteksti. Ma arvan, et Töötukassa teeb vägevat asja praegu, see, et noorte kommunikatsiooni teete. See on väga äge. Üldse see, et mõtlete selle peale, et tööandjad teeksid üleskutseid rohkem, sest ka mina nagu tööturu esindajana näen, et noortel on päris raske, et me oleme sotsiaalmeedias aktiivsed ja me näeme, kui palju nad kommenteerivad seal all, et ongi raske tööd leida, oodatakse meeletut kogemust. Aga ma arvan, et see sõnum võikski olla see, et noor võib-olla ta mõtleb liiga palju alguses selle peale, et saada enda esimene töökogemus versus see, et mis temast kunagi võiks saada, kui ta selle tugeva vundamendi endale laob, eks ole. Et taskuraha saab teenida igatepidi, ei pea kohe olla oma ametlikud tööotsad need, kus seda teenitakse. Just täpselt. Kõikidele kuulajatele meil oli episoodis külas Töötukassa juhatuse liige Jana Klooman, kes arutas minuga koos siin noorte teemat tervikuna tööturul. Aitäh kõigile, jagage, likeige ja share'ige ja võib-olla siis järgmine kord noortel on palju lihtsam tööd. Kui tööle, siis rõõmuga. Töö on hea, nii hea.